Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalast 20 kuni 26 juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab siin teil sauade ässaga. No sauade äss ja siin viimane kaart on sauade kuningas. No siis nemad räägivad sellest uuest algusest. Sauade äss räägib seda, et no ta on nii vaimustatud sellest uuest algusest, mida ma siin teile luban vist juba 5. nädalat. Et no ma loodan, et see nüüd lõpuks ikkagi kohale jõuab, sest ma ei oska enam pealkirjagi videole panna. Muudkui ka räägin uus algus ja uus algus, olge kannatlik. Tuleb ikka uus algus, no ma ei tea, mina seda ei tea, kus kohast see tuleb teile. Ju ta siis ükskord tuleb. Ühesõnaga sauade äss ütleb, et davai, teeme ära. Ta on tõesti selline nagu kohe nii, energia on nii vaimustuses sellest uuest algusest. Midagi vinget peab ikka teie elus sündima hakkama, kui 5. nädalat räägitakse uuest algusest. Edasi tuleb teil siin sauade kuus. Sauade kuus on võidupärja kaart. No see on see, et nüüd hakkab uus algus tulema. Vana lõppeb ära, selle eest pärjatakse teid millegagi, võib-olla saate preemia. Võib-olla saate tunnustuse, igatahes. Kõik on vaimustuses, kõik on rõõmsad, tunnustavad teid ja teie käite seal uhkelt, selg sirge, oma säras nagu ikka, eks ole hamburid, teie käite ja särate. Teised on kõik kadedad teie peale. Just, ja siis tuleb sealt edasi müntide äss. No palun väga, müntide äss räägib sissetulekust pidevast sellisest, kas ma ütlen, see on peaaegu nagu see passiivne sissetulek, millest me kõik siin unistame. Ta peaks olema pidev sissetulek. Aga siin on nüüd üks aga. Ma sellest natukene räägin hiljem sellest agast, sest ma pole selle aga kaardi juurde veel jõudnud. Nii, müntide ässa kõrval on müntide 2. Müntide 2 on tasakaalu leidmine töö ja puhkeaja vahel. Et mitte ennast üle pingutada, tuleks leida võimalus rohkem puhata ja mitte tööd rabada 3 inimese eest. Nii, nüüd tuleb see aga kaart. See on müntide 5, mis minu jaoks tähendab vaesust. Vaat nii, öelge mulle nüüd, kuidas omavahel klapivad müntide äss ja müntide 5. Muidugi, see müntide 5 ei ole alati nagu rahaline vaesus, see on puudus. See on puuduse kaart. Teil võib olla hoopiski puhkeajas suur puudus, vaat sealt niimoodi ta sobib väga hästi sinna. Et rahadega ei saa siin küll midagi pistmist olla. Sellepärast, et kui on müntide äss, no siis ei saa ju olla vaesust. Aga puudus saab küll olla. Puudus saab olla puhkusest, uneajast, energiast saab olla puudus, ajast saab puudus olla. Tahaksite aega rohkem veeta perega, tegeleda hobidega, ma ei tea, rohida lillepeenart, ei saa, peab jälle tööle minema või jälle kusagile minema, sest olete ennast sidunud mitme projektiga. See on küll puudus ja see võib täitsa puudus olla. Nii, aga nüüd siis tuleb, ma pean selle välja ütlema, mul ei ole muud võimalust. Tuleb narrikaart, uus algus, vaja julgus kokku võtta, astuda esimene samm, kalju otsast alla. Kui võtate oma julguse kokku, astute selle kalju otsast alla, hakkate astuma esimest sammu, tuleb nagu võluväel teile sealt trepp või tee, mis iganes, et te sealt ohutult alla saaksite. See on nüüd 5. nädal, kui ma seda räägin. Ma arvan küll, et on 5. nädal. Ma pole neid nii täpselt lugenud. 4. on kindlasti, aga ma arvan, et see on 5. Ja tema kõrval on sauade kuningas. Vaat nüüd ma küll mõtlen, et see uus algus peaks juba paistma hakkama. Sellepärast, et kui see kogu see nädal on siin 2 sauade kaardi vahel, kes väga on selle uue alguse poolt ja vaimustuses sellest ja tahavad peale hakata, ma ei saa aru, kus kännu taga see uus algus teil on, armsad hamburid. Ma lihtsalt ei saa aru, ütlen ausalt, ma ei saa aru. Ma olen esimest korda elus sellist asja. Lubatakse uut algust 5 nädalat järjest. Aga näha pole kusagil. Mis mõttes? Ma ei saa lihtsalt aru. Aga see on minu arusaamatuse asi. Ma ei mõista universumit, miks ta räägib seda, kas see on nii võimas ja vägev. Miks räägitakse seda 5 nädalat järjest?
et uus algus on tulemas. Inimesed on tüdinud sellest ootamisest, kuigi ma ei näe siin tüdimuse märke. Teie küll ei ole tüdinenud, aga mina ei oska enam videole pealkirja panna. Öelge teie mulle, mis võiks olla selle video pealkiri? Mis siis, et te kuulete seda siis? Kui see on juba ilmunud, ikkagi võite mulle seda öelda, mis oleks võinud või võiks olla selle video pealkiri. Uus algus igal juhul ma siia enam panna ei julge. See on ikka juba täitsa naeruväärne. Kuidas ma seda siis serveerin? Hakkame pihta? Jah? Või kuidagi nii. Selline tuli. No on võidupärg, ilmselt midagi lõpeb ära. Lubab teile suurt sissetulekut või sellist stabiilset, et saate ära elada. Ei ole puudust. Tuleb rohkem puhata. Nojah, ja siis tuleb uus algus. No ma enam ei oska mitte kuidagi seda kõike kommenteerida. Andke mulle andeks, armsad hamburid. Aga mina olen sama segaduses ja teadmatuses kui teie, sest ma ei näe siin seda algust. Ma ei näe, ma näen lõppu, ma näen seda võidupärga. Ma näen valikut selles mõttes, et töö ja puhkeaja vahel tuleks valida, et mitte üle töötada. Ja uut algust näen ja puudust näen. Aga see puudus ma pigem arvan jah, et on teil seal aja taga või midagi sellist, et energia saab otsa. Niisugune lugemine tuli teile selleks nädalaks, võtke või jätke. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsib, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal. Ehk siis on see uus algus kohal või vähemalt annab siin mingit märkugi, et kust see tuleb või mis see on. Aga edu teile selle uue alguse ootamisel.